Ahistamine on teise inimese soovimatu käitumine, mis loob sinus ebamugavust, alandab sind ja sinu väärikust. Soovimatu tähendab seda, et sulle ei meeldi see, kuidas teine sinuga käitub ja sa ei taha, et ta sinuga niimoodi käitub. Ebamugavuse loomine tähendab seda, et teise inimese käitumine tekitab sinus ebamugavust. Alandamine tähendab seda, et teine inimene ei austa sind, vaid paneb sind tundma ennast vähem väärtuslikuna. Väärikuse alandamine tähendab näiteks seda, et sinu arvamusega ei arvestata või avaldatakse sulle survet. Flirt ja armastus ei ole ahistamine. See, kes sind armastab, peab sinust väga lugu ja arvestab kindlasti sinu soovidega. Ahistamine on flirdi ja armastuse vastand. Ahistamine võib olla seksuaalne või sooline. Seksuaalne ahistamine toimub siis, kui keegi läheneb sulle seksuaalsest huvist, aga ei arvesta seejuures sinu soove, vaid vastupidi, alandab või ähvardab sind. Sind ahistatakse seksuaalselt näiteks juhul, kui keegi ütleb sulle, kui sa minuga tantsima ei tule, teen su elu põrguks. Sooline ahistamine toimub siis, kui sind halvustatakse sinu soo tõttu. Näiteks kui inimest halvustatakse ja alandatakse selle tõttu, et ta on naine või neiu, või siis selle tõttu, et ta on mees või poiss. Sooline ahistamine on tihedalt seotud eelarvamustega ühe või teise soo kohta. Näiteks kui õpetaja ütleb, et kõik tüdrukud on füüsikas nõrgad, siis see on sooline ahistamine. See õpetaja usub enda vale eelarvamust, justkui sõltuks füüsikaoskus inimese soost. Tegelikult ei sõltu ühegi õppeaine oskus inimese soost. Nii seksuaalne kui ka sooline ahistamine on keelatud. Need on keelatud sellepärast, et ahistamine loob häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna tööl, õppimisel, teenuste saamisel või näiteks kaitseväeteenistuses. Seksuaalne ja sooline ahistamine on diskrimineerimine. Diskrimineerimine on seadusega keelatud.